Tšau ja tere tulemast tagasi minu vlogi. Mul on mega hea meel, et sa oled siia jõudnud. Ja ennekõike ma ütlen kohe, et see siin on tuleviku Karin. Ehk siis, kui ma hakkasin vlogi editima, siis selgus, et ma ei olnudki teinud ühtegi sissejuhatavat klippi kogemata, aga teeme siinkohal selle vigade paranduse. Ja ma kasutan kohe ka võimalust öelda suur aitäh kõigile neile, kes mu esimese vlogi põhjal mulle nii sooja tagasisidet jagasid, nagu teid oli nii palju ja ma poleks elu sees osanud oodata, et neid häid sõnu nii palju tuleb, seega suur aitäh veel kord. Ja ma kutsun kõiki kaasa rääkima ka, ehk siis kui sul on mõni hea idee, millest ma võiks rääkida või mida ma võiks näidata siin oma vlogis, siis anna mulle märku sellest. Ma ootan väga neid soovitusi. Aga kuna ma räägin, siin on tuleviku Karin, siis ma kasutan võimalust ja ma saan sulle juba natukene spillida, mis sind siin vlogis ootab. Ehk siis meil oli palju kodus toimetamist, palju edasi-tagasi käimist. Siis me mängisime padelit. Ma tegin kodus trenni üle mitme aasta. Ja kirsiks tordil on üks pulmadega seotud ettevalmistus ka. Nii et haara midagi mõnusat juua, süüa, iske diivanile ja hüppame tagasi 6. jaanuarisse. Mina hakkan Byronile brokolit ja lillkapsas keetma, et talle lihtsalt näputoiduna seda anda. Üritaks nii teha, kõigepealt annan talle püreed. Ja siis, kui tal püreest juba kopp ees on, siis annan talle brokoli tükke ja lillkapsast keedetuna, hästi pehmeks. Ehk siis ma praegu hakin ära brokoli, lillkapsa, ühte potti panen siis tema tükid, kuhu ma soola ei pane. Ja teise potti panen soola ka, need keedan meie jaoks. Ma tahtsin pärast teha ahjuvormi brokoli ja lillkapsaga. Nii et vaatame, kuidas talle näputoiduna need võiks meeldida. Näitan korra ennem, kui ma keema ka panen, ehk siis siia potti, see on nii-öelda see pott, mis läheb soolaveega keema ja siin on igasugused suuruses tükid, aga see on siis Byroni tükkidega ja need ma üritasin jätta suuremad, sellepärast et näputoiduna peab andma nii suuri tükke, et ta saaks sellest kinni võtta ja et tal poleks võimalik seda ühe korraga alla neelata, et ta saaks seda pigem nagu otsast nii-öelda nagu nätsutada. Ehk siis ma loodan, et need tükid on siin piisavalt parajad. Natuke jäi mul brokolit järgi ja natuke lillkapsas ka, ehk siis mingi päev mõtleme, mis nendega edasi teha. Sorteerisime natukene riideid, mis ma olin kõrvale pannud, ehk siis mul oli 3 kasti riideid, peamiselt siin Byroni riided, siin on natuke ka Tanni suveriideid ja siin on minu rasedariided ka sees. Aga ma ei tahtnud kõike kõrvale hakata panema, et lihtsalt mõttetult seda ruumi raisata. Ehk siis osad riided ma viskan ära, või tähendab ma annetan ära, või siis panen riide konteinerisse, mida ma kindlasti rohkem ei taha kasutada. Ja siis mõned riided, mis ma siia ümber olen pannud, kaasa arvatud need mähkimiskotid ja tudukad. Need ma jätan alles ja tahaks teise lapsega ka kasutada ühel päeval. Väike tegelane on siin, tal on praegu tegevust küll. Igatahes. Aga mis ma tahtsin näidata, mida ma enam nagu, kui ma uuesti emaks saaks, ehk siis teise lapsega, mida ma enam kindlasti ei ostaks, oleks väikeste laste T-särgid, sest et nad lihtsalt ei kanna T-särke, vaid kõige mugavam on ikkagi podi panna, sellepärast et T-särgid lihtsalt tõusevad neil üle pea, ebapraktilised minu jaoks. Ja teine asi on need püksid, millel siin saab küll selle jalaosa tagasi keerata ja pükstena kasutada, aga püksid ja ka tudukad, mis ei ole mõeldud nii-öelda vastsündinule ja millel on jalaosad kinni, siis minu jaoks mulle need ei meeldinud. Et tudukad, kui ma panen talle öösel jalga, siis ma tegelikult eelistan neid, millel on ikkagi jalg paljas, sellepärast et meil on magamistoas üpriski soe, ehk siis tal võiks tegelikult olla jalad öösel paljad. Ja kui on tõesti külm, siis ma panen talle ööseks sokid. Ja niisama ka tavaliselt ma lihtsalt neid pükse ei kandnud, millel saab jalaosad
peale panna või üldse meil jalaosad kinni on sellepärast, et kui ma tahtsin, ma panin tal sokid ja toas on ikkagi üpriski palju ilma sokkideta. Mis ma veel tahtsin näidata, et mina tellisin ka Byronile alguses siukse brändi nagu Sipsweet kombed, need on bambusviskoosist äkki ja väga-väga kiidetud ja kallid ka selles mõttes. Ja meil oli 2-4 kuud suurus ja ma minust panin talle selle selga, kui ta oli 3-kuune. Aga Byron ei ole olnud kunagi suur või ülekaaluline laps minu meelest. Ja isegi 3-kuuselt ta oli kaalukõvera pigem allosas ja need käte ja jalgade kohad soonisid nii hullult, et ma nägin, et tal on nii ebamugav. Materjal ise on nagu tõesti käekatsudes ka pehme, nagu ma tahaks oma lapsele selga panna selle. Mul on 2 tükki. Okei. Byron, aga emme teeb praegu vlogi. Emme teeb praegu vlogi ära, palun praegu tee nii kõva häält, teised ei kuule, mis ma räägin muidu. Nii, ja, aga jah, minu jaoks ebapraktilised ja ma ei tea, osad kannavad, aga meile ei sobinud. Ehk siis ma panen need kõrvale, minu jaoks polnud oma raha väärt. Ja selle ma äkki müün maha, see on siis ka see siuke mähkimiskott või magamiskott, kuidas öeldakse, ehk siis käed. Me kasutasime väga palju neid kotte, mul on siin üpriski suur virn ka neid, sellepärast et Byron oli selline laps, et ta lihtsalt sahmis nii hullult väiksena ja ta käed käisid, pluss esimestel kuudel see mororefleks, mis on, ehk siis nad liigutavad oma käsi ja jalgu enese teadmata, vaid refleksist lihtsalt. Ja meil oli igasugused neid tudukotte, küll käed kinni, küll käed lahti, et ta natukenegi saaks magada. Muidu oli niimoodi, et panime käest maha ja hakkas hull sahmimine pihta ja oligi kohe üleval. Me otsustasime ikkagi õue minna, kuigi äpp näitas, et feels like on -15. Ja mis ma tahtsin näidata on see, et ennem kui me läheme õue nii külmaga, siis ma määrin Byroni põskedele sellist mingit rasvast kreemi, et tal põsed ära ei külmuks ja liiga karedaks ja läheks ja kaitseb natukene põski. Ma loodan, et see toimib ka -15. Ja ma tahtsin, ma ei ole jõudnud lõunat süüa, seega ma võtan siit kiirelt mõned ampsud ja lähme vaatame, kaugel me jõuame. Enne kui mu näpud täiesti ära jäetuvad, ma tahtsin veel öelda, et veidral kombel mul ei ole ei suusakindaid ega suusapükse, seega mul on lihtsalt retuusid ja dressid. Ma loodan, et ja tavalised kindad, 2 paari ükse peal, seega ma loodan, et ma päris ära ei külmu. Öösel oli, vähemalt eile õhtul oli äkki -18, siis me võtsime isegi, kass on meil niikuinii nii külmade ilmadega toas, aga võtsime koera ka tuppa, magasid kussis, et ei ole see väga nali siin, nii et ma panen nüüd telefoni ära, et mu näpud reaalselt jäässe ei läheks. Byron tudupõues praegu. Meil on selline monitor. Brittoni oma, ma ei tea, ma ei ole väga paljusid proovinud, aga meile see sobib. Ma lõpetan siin kohe söögi tegemisega, ehk siis see brokkol ja lillkapsas, mis ma ennem ära keetsin, ma panin siia põhja. Praadisin peale 1 paki maheveise hakkliha ja 1 paki kanahakkliha. Siia sisse ma tegin segu munast, kohvikoorest, soolpipar ja 2 supilusikatäit kodujuustu. Keedan makaronid ära, panen siia peale, segu peale, laotan veel juustu ja ahju. Kui mina emaks sain, siis minu esimene küsimus oli see, et mida ma lapsele üldse peaks sügisele talvel jahedilmaga selga panema. Ütleme, et praegu on siis õues
-15 kraadi. Byronil on, tšau, mis sa teed seal? Byronil on alumiseks kihiks merino kombe, siis tal on peal sellised paksud, ma ei tea, üpriski sellised soojad dressid, kampsun või pusa, siis ma ostsin Lindexist sellised kindad, kindlasti, et oleks mitte sõrmikud, sest sõrmikuid ei saa nii väiksele lapsele panna. Tal on 2 paari sokke, ühed sokid, mis on tavalised, ühed, mis on sellised nagu natukene paksemad, müts ja selline paksem kombe. Ja sellega tal oli väga hea suve õues, polnud mingi probleemi. Nüüd ta ärkas ka ja ma katsusin kõik kohad üle, et polnud ei käed külmad, ei jalad külmad. Et see mulle väga meeldib, kuigi siin ei ole neid peale keeratavaid otsi, siis tal jalad ulatuvad hetkel kuskile ainult siia maale, ehk siis jalad on ka kenasti soojas. Väga hea. Ja selle kombeka ma ostsin jagast äkki 10 või 15 euroga, nii et soovitan vaadata teise ringi riideid beebidele. Mõtlesin, et tulen natukene lobisen ka nende igapäevatoimetuste vahele, et jagan mingit uut huvitavat infot või oma mõtteid, et kuidas muidu me saame üksteist lihtsalt rohkem tundma. Byron magab praegu oma esimest tund. Ma laseks tal hea meelega magada kuskil 12, mitte kauem, lihtsalt sellepärast, et me lähme 3:30 padelitrenni Mustamäele ja ma tahaks, et ta sõidu ajal autos magaks. Ja vastasel juhul, kui ta väga kaua magab, siis tal ei tule und, on ju. Ehk siis ma tegin päeva teise kohvi. Esimene kohv on minu jaoks täiesti selline kehaäratus. Teine kohv on nagu vaimule ja meelele, et selline nagu nauding. Ja üks asi, mis ma kirja panin, olid juuksed. Nagu te näete või ka eelmistest klippidest või eelmisest blogist, siis mina ei ärka iga hommik selleks, et oma pead pesta. Ja ütleme nii, et hakkame siis kaugemat ajast peale. Rasedus on selles mõttes, vähemalt minu kogemuse põhjal, nagu superaeg. Juuksed kasvavad mühinal, nad on pikad, nad säravad, nad on nagu kõik, mis oskad eales tahta, on ju. Siis sa sünnitad ära, läheb 2-3 kuud mööda ja tuleb see tavapärane juuste väljalangemine, mis ikka naistel pärast rasedust nii-öelda on ju. Ja pärast seda, kui see on ära kestnud, äkki mul oli mingi kuu või poolteist äkki, kui tuli juuksed niimoodi peast, et ma lihtsalt võtsin neid. Pärast pesu ma kammisin nagu mitu harjatäit nagu juuksepalle ära ja mul on veel pikad juuksed ka, ehk siis neid tuli veel rohkem. Siis alles jäi mul põhimõtteliselt väike rotisaba, kui ma panen hobusesabasse oma juuksed, on ju. Ja mis mind kõige rohkem võib-olla, mitte marruja, vaid nagu, mis on kõige suurem erinevus, on see, et mu juuksed lähevad nii kiiresti mustaks. Nagu kui raseduse ajal ma pesin oma juukseid võib-olla 1 kord 6-7 päeva jooksul, lihtsalt nad ei läinud mustaks. Siis nüüd ma pesin pead nüüd laupäeval, kui mul sõbranna beebipidu oli, mis eelmises vlogis ka oli paar klippi sellest. Siis ma arvan, et ma 2 päeva saingi lahtised juuksed kanda ja edasi läkski kas siis punupats, krunn või hobusesaba, sest lihtsalt need läksid nii rõvedaks ja ma ei ole mingisugune selle kuiva šampooni fänn ka. Ma ei tea, see ei toimi, võib-olla mul on mingid halvad kuivad šampoonid ka, ma ei tea. Ja ma ei taha oma juuksed väga tihti pesta ka. Ja ausalt öeldes ma tahaks teha midagi muud, kui lihtsalt juukseid pesta, sest et pikkade ja paksude, okei, need pole enam nii paksud, aga ikkagi pikkade juuste pesemine tähendab seda, et ma suht kaua pesen neid, suht kaua kuivatan neid ja see võtab liiga palju aega minu jaoks praegu, ma tahaks midagi muud toredat teha selle aja jooksul. Ehk siis siuke huvitav asi, et kui sa praegu oled rase või tulevikus tahad emaks saada, siis ole selleks valmis. Selles mõttes don't get me wrong, nagu mustad juuksed
on nagu kõige väiksem probleem selles maailmas praegu üldse. Seega see tegelikult ei häiri mind, lihtsalt nagu nii suur erinevus võrreldes sellega, mis oli aasta aega tagasi näiteks või isegi pool aastat tagasi. Me tulime Byroniga üles, et padeliks asjad kokku panna, sest ega meil väga palju aega polegi. Sööme lõunat, mina söön, Byron sööb ja ma arvan kuskil 2:30 me hakkame juba liikuma, aga ma tahtsin näidata lihtsalt missugused tossud ja missugune spordiriietus mul on seal, sest et mul on paar head nippi anda, kui keegi ka mõtleb, et ta läheb padelisse ja võib-olla tahab endale mingeid asju osta. Igatahes, kui ma padelit hakkasin mängima, siis ma käisin algselt mängimas tavaliste trennitossudega, millel oli selline kerge platvorm kannal. Tundus nagu väga sobilik, on ju. Need ei olnud mingid jooksujalanud, need olid täiesti tavalised, klassikalised Nike tossud. Kuniks siis selle korrani, et padelis on hästi palju selline küljele liikumist, kuniks selle korrani, et mul jalg käis sealt kõrgenduse pealt alla ja ma vigastasin oma hüppeliigest. Seega nüüd, kui ma hakkasin pärast rahedust uuesti mängima, ma ostsin endale Rademarist ASICsid. Need ei ole minu meelest mingi special padeliamad, aga need on ikkagi selles mõttes tennisele või üldse mingi sellisele reketialale suunatud. Ehk siis nendel pole kõrget seda kannaosa siin ja ta hoiab siit hüppeliigese ümber, ehk siis see hüppeliiges siit on fikseeritud ja ma ei saa enda anklit nii-öelda murda, on ju. Ja ausalt öeldes need ei olnud kallid, ma ostsin need Rademarist või selles mõttes, et need ei ole mingi 200 eurosed jalanõud, vaid need olid äkki mingi 60 äkki või midagi. Ma ostsin need mingi a la kuu aega tagasi. Ja siis, kui ma käisin poes, siis mõtlesin, et kui ma hakkan nüüd uuesti padelit mängima, siis värskendan oma seda treeningriiete kollektsiooni ka ja ma olen Rademaris ja ma olen Rademaris varem ka märganud, aga ma pole varem ostnud sellise firma trenniriideid nagu Athlesia, võib-olla ma hääldan valesti, aga tegelikult on lugu selline, kassikarvad on siin, et mina olen eluaeg olnud täielik Nike fänn, ma ostan Nike retuuse, spordibraasid, särke, dresse, pusasid, you name it. Aga kui ma läksin poodi ja vaatasin, et Nike trenniseelik on mingi 60 eurot või 50 eurot, siis mul hakkas rahast kahju ja samamoodi leidsin selle Athlesia brändi trenniseeliku ja need on nii heast materjalist riided. Mul on varem selle Athlesia, võib-olla ma hääldan valesti, dressikomplekt olnud. Samamoodi dressid olid kas äkki 20 midagi eurot ja pusa ka 20 midagi eurot versus Nike dressid on sott rohkem. Ehk siis see seelik on mega hea avastus. Ma lähen ükspäev poodi, ostan sellise valge ka. Samamoodi Trenni Blues on nagu, selles mõttes ma ei näe, sellel pole mitte mingisugust kehvemat omadust kui Nike riietel või kellele meeldib Adidas, kellele Puma, aga ta on nii palju odavam ja ma ostsin sellise T-särgi versiooni ja 2 toppi ka. Spordibraa on mul Nike oma ja see mul ammu, kuna mul on vähemalt ennem rasedust oli keskmisest suurem rinnapartii, siis mul on vaja alati high support braad ja need on teadupoolest kallid, mingi 80+ eurot. Nüüd pärast lapse sünnitamist on ju Byron ja pärast imetamist on mul ilmselt lihtsalt vaja kas medium supporti, aga ma pole poodi jõudnud, et sellega tegeleda. Nii et pakime asjad kokku, oleme natuke veel kodus ja siis juba pade. Kodust välja saamine on nagu kolimine. Laps, minu trenni asjad, Byroni mähkimiskott, mänguasjakott pluss statiiv, pluss mu kohv. Meie käime trennis Padelareenases, mis asub Mustamäel ja treeneriks on Timo Siim, kes on Padelareenase peatreener ja ühtlasi ka ise endine lauatennise mängija. Tavaliselt, kui me kolmekesi lähme trenni, siis meie Tanniga teeme algselt soojaks kuskil 20 minutit. Timo nii kaua valvab Byronit, siis mina mängin Timoga umbes 40-50 minutit, siis me vahetame ja siis mängib Tann. Ja mis meile Timo puhul kõige rohkem meeldib, on see, et ta viisib ja tahab kõiki asju väga põhjalikult selgitada ning ta alati näitab ette enne igat harjutust, mida ja kuidas tuleks teha.
ja kui te nüüd videos tähele panete, siis Timo kommenteerib kogu aeg minu sooritust ja annab tagasisidet ning muidugi kiidab ka, kui sooritus vastas tema ootustele. Klipis on nüüd hästi näha, et vestlus on meil trennis ikkagi kahepoolne ehk raskelt visatud pallide puhul ma olen alati kindel, et ma ei pidanudki seda palli kätte saama. Harjutust tehes on reegel üldjuhul nii, et kui ma 2-3 korda liigutust valesti teen, siis Timo katkestab, selgitab uuesti ja alles siis me jätkame harjutusega, et pigem 2 lööki õigesti kui 20 lööki valesti. Ja ma mähin ka ikka korralikult harjutusi tehes. Kui mulle tundub, et Timo ei ole piisavalt kaua mind kiitnud, siis ma teen seda hea meelega ise. Tööaudiitorina on mind nii skeptiliseks muutnud, et kui Timo enesekindlalt teatas, et klaasi ja tema vahe on 5 meetrit, siis minu esimene mõte oli see, et ennekõike on vaja faktikontroll teostada. Muidugi kui 10 meetri laiune väljak pooleks jagada, siis on vastus 5 vägagi loogiline. Ja lõppu veel üks stiilipuhas näide, kuidas pall üle võrgu saada ja ka näide sellest, kuidas palli põrkamine vahest ajalik müstika võib olla. Ja seda kõike siin ma näitan selleks, et kui sina oled otsimas endale padelitreenerit, siis oskad ehk edaspidi natuke paremini juba treeneri juures teatud omadusi hinnata, mis teeksid trennis selle hea ja kasuliku trenni. Ülejäänud õhtu oli meil muudest toimetustest vaba ning kui Byron magama jäi, siis vaatasime ise Netflixi sarja edasi. No küll, mis teid seal? Tšau ja ilusat reedet. Meile kätte jõudnud 9. jaanuar juba. Ehk siis eile 8. me võtsime filmisest puhkuspäeva. Ega me suurt midagi teinudki, me olime lihtsalt kodused, käisime õues jalutamas, rookisime lund, tegime süüa ja siis käisime õhtul Prismas, kui Tann koju tuli töölt. Ja me läksime Prismasse eesmärgiga, et Byronile kelk osta. Nii, ja selle me ka saime. Ehk siis täna tahaks proovida, kuidas talle seal kelgu peal meeldib ja teeks siis mõned klipid sellest ka. Aga ennem alustame päeva sellega, et kullakene ta siis sõidab nende jõulutuledega kuskile teisele poole suurt tuba kogu aeg. Igatahes me kuskil tunni aja pärast sätime võimlema, nagu me ka lihtsalt paneb selle raadio kinni, hakkab telekat vaatama. Telekat me tegelikult ei näita talle. Et ei, ma ei poolda tavaliselt, meil käib igapäevaselt raadio taustal või siis mitte midagi. Ehk telekat me tegelikult ei vaata, aga väga huvitav on ju näha paari reklaami, kui sa ei ole mitte kunagi neid näinud. Ehk siis tunni aja pärast me läheme võimlema. Mul tuleb sõbranna ka oma lapsega. Ma loodaks seekord teha mõned klipid, näidata, mida me seal teeme või kuidas üldse see setup seal on, sest lõpus tehakse beebidele siuke liikumisrada ka, kus nad saavad seal läbi tunnel ronida või üle mingite nende võimlemismattide. Aga paratamatult ma ei saa seal väga palju filmida, sest et seal on võõrad lapsed, võõrad täiskasvanud on ju, kes ei taha siia vlogi sattuda ilmselt on ju. Ehk siis vaatame. Ja õhtul ma mõtlesin, et kui ma panen Byroni teise unne ja me oleme võimlemast tagasi ära kelgutanud õues, siis ma prooviks Aspiree koduleheküljelt mingi kodust trenni. Mõtlesin kas jooga peale või jõutrenni peale, sest et mingit kardiot ma tegema ei hakka, kuna padel mul seda kardio poolt täidab hästi. Siis mõtlesingi, et vaatan, et kuidas mul see tunne on, et kas ma tahaks rohkem pingutada, teeks jõutrenni või oleks siuke rahulik reede ja teeks näiteks joogat. Aga siis ma saan seda kodulehekülge teile rohkem näidata ka, sest seal on väga palju trennide valikuid, nii et võib-olla just siit ka keegi on otsimas mingit sellist toredat platvormi, kus oleks nagu kõik siuke oluline paigas, ehk lisaks toitumisele ja ehk siis retseptidele on seal ka olemas kõik trennid, mida siis teha. Nii et nüüd me paneme teleka tavasi kinni, mängime mati peal veel kuskil siin, ma ei tea, pool tundi ja siis hakkame minema.
Võib vist öelda, et kogu selle 5 minuti jooksul, mis me õues kelgutasime, oli Byronil umbes täpselt 0 emotsiooni selle osas. Ja kuna minu kallil Hondal kukkusid 3 rattal niplid seest ära, siis need jooksid lihtsalt õhust tühjaks ja auto tuli minema puksiirida. Mõtlesin, et enne kui koduse trenniga pihta hakkan, siis näitan korraga Aspiree kodulehte ja räägin juurde ka, et miks üldse eelistada sellist kodulehte, kui tegelikult on terve internet koduseid trenne täis. Esiteks, kui mul tuleb idee hakata kodus trenni tegema, siis ma pean sellega ruttu pihta hakkama enne, kui see tuhin mööda läheb. Seega mul ei ole siis enam aega ega soovi hakata näiteks YouTube'is ringi surfama, vaid ma tahan kohe alustada. Teiseks, näiteks YouTube'i trennide valik on meeletu ja ma kaon ära sinna lihtsalt tunniks 2, sest pean sealseid videosid lahti klõpsama, et saaksin üldse aru, mis raskusega trenn on või milliseid vahendeid täpselt vaja on selleks. Seega on Aspiree koduleht imelihtne. Sa lihtsalt avad selle, valid endale sobiva trenni ja valid endale sobiva raskuse, that's it, lihtsalt hakka peale. Ausalt öeldes mulle ja kodusele emale on see väga hea lahendus, sest mu vaba aeg on üldiselt piiratud ning kui see järsku tekib, siis ma saan minutiga trenniriided selga, mõnikümne sekundiga kodulehe lahti, trenni välja valida ning alustada. Lisaks on muidu koduleheküljel ka hulk igasuguseid maitsvaid retsepte igale maitsele, aga sellest räägime juba lähemalt edaspidi. Nii, ma valisin treeningute alt ikkagi jooga. Ja kuna ma ei ole kunagi varem joogat teinud, siis ma valisin niisugusesse nagu PCB jooga alla 30 minuti ja ma loodan, et ma saan selle enam tehtud, kui Byron oma viimasest tunnest ärkab. Igatahes, siin on minutite järgi 8 erinevat videot, ma saan aru, mida ma võiks teha, aga ma mõtlen, et ma valin selle kõige lühema, mis on 15 minutit praegu, ehk siis morning glow. Vaat ei ole, mul on evening glow täna. Nii, et ma panen selle video käima ja siis hakkame ka pihta. Nii, kaunist pühapäeva hommikut. Kaunist lumist pühapäeva hommikut. Me oleme oma kergest laiskuse ussisoonest välja saanud ja oleme selle suure lumetormiga tulnud Järveküla spordihoonesse, sest me lähme Byroniga ujuma. Ta veel magab autos, aga ma kohe äratanud üles ja me lähme. Ausalt, me ei ole varem käinud siin ujumas, sest me oleme alati käinud Pelgulinna perekoolis ujumas ja meile see väga meeldib. Ma soovitan treeneriks Helenit, sest et ta on lihtsalt super. Aga kuna see Järveküla spordihoones asuv ujula on meile mõlemale sõbrannaga nagu heaks keskpunktiks, siis me otsustasime, et me hakkame siin käima ja tema on siin varem käinud ka. Ja nüüd ükskord, kui me esimest korda siis tuleme ka, tema otsustab, et ta ei tule. Ma ei tea, kas asi on isiklik või mitte. Ma proovin selle välja uurida. Lihtsalt kuna meil on sama vanad lapsed, siis on tore mingisuguseid asju koos teha. Ausalt öeldes, ega me ei ole tänaseks mitte mingisuguseid olulisi plaane, siuke tavaline rahulik pühapäev. Eile oli kuidagi nii palju sagimist, et me käisime hommikul poes, Tannipoolne perekond käis meil külas, siis me tunnike tiksusime kodus niisama ja siis läksime Rocca al Maresse padeli B-liiga mänge vaatama, kuna meie treener, see Timo ka mängis. Ja siis tulime koju ja ausalt öeldes olime lihtsalt niisama. Aga me täna Tanniga üks väga huvitav, põnev, väga exciting, ma osutaks sellist sõna, asi ees seoses pulmadega ja siis ma mõtlesin, et sinna oleks teid mega tore kaasa võtta. Nii et käime ujumas ära, lähme koju ja siis juba nende huvitavate asjade juurde.
Nagu ma eelmises vlogis lubasin, siis võtame teid kaasa ka meie pulmade planeerimise teekonnale, ehk siit tuleb nüüd jällegi pikem voiceover ja vast pisut kasulikku infot ka tulevastele pruutpaaridele, sest me käisime lõpuks valimas meie abielusõrmuseid. Kui Tann mulle kihlasõrmust valis, siis käis ta Tallinnas läbi päris mitu poodi ja tema sõnul oli pealinna parim valik T1 Mati Kulla poes. Seega sai sellest poest meie esimene koht, kuhu plaanisime ka abielusõrmuseid vaatama minna. Siit kohe ka meie esimene tipp tulevastele pruutpaaridele, broneerige aeg konsultatsiooniks. Meie seda küll ei teinud, kuid vedas, et Mati isiklikult oli tol päeval kohal ja aitas meid igati. Kui ma nüüd paari lause kokku võtan abielusõrmuste valimise, siis pange ennast valmis pikaks protsessiks. Suuruse valimine on kõige väiksem asi, absoluutselt igasugused disainiga sõrmuseid, saab teha rohkem kui 10 erineva kujuga, mitmes erinevas paksuses, kivide arvuga, lihvitud ja lihvimata nurkadega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk võimalusi on lihtsalt mustmiljon. Ja mida mina veel ka ei teadnud, et abielusõrmuste suurused on veerand suuruste järgi ja selle veerandi saab veel omakorda pooleks teha. Kõige lõpuks valisime sõrmuste sisse graveeringud ja nüüd jääbki vaid circa 6 aega oodata, kuniks enda omadele järgi saame minna. Ja kuna me T1 väga ei satu, siis haarasime endale õest lapsehoidjale mõned puhvid ja kohvi. Me tulime tegema nüüd vlogi välja juhatavat klippi, aga enne veel, kui ma lõpetan, ma tahtsin öelda, et selles vlogis ma rääkisin üks hetk nendest atlees- ja trenniriietest, mis mulle megalt meeldisid. Ja ma käisin täna jälle Rademaris raha kulutamas kahjuks. Ma pidin minema lihtsalt ostma soojad talvekindad, millega mul oleks mõnus soe õues vankriga jalutamas käia. Ja ma ei suutnud sellest etist jälle mööda minna. Seega mul on nüüd uus mõnus kodus olemise bluus ja uued dressid. Väga mõnus materjalist. Soovitan kõigi minna vaatama. Huvitav, mille Rademar mul juba koostööd pakub. Ma olen nii palju nendest juba rääkinud. Aga mul on hea meel, et sa siiamaani jõudsid. Ma loodan, et sul oli tore ja huvitav pooltund minuga, nii et tõmbame selle vlogi otsad nüüd kokku ja näeme juba järgmine kord. Tšau!